Tere, minu nimi on Arop ja täna me kuulame uusi Eesti lugusi, et teada saada, kas need kruvivad või ei kruvi. Klubi ees, rivi maru pikk, kes vaatab mulle otsa mingi norm tšikk, aga pohhu see plika, mul on üks sõber Uku, see mis joob tavaliselt nii, et tema kukub. Kusjuures päris cool on. Ma ei oleks eeldanud, et nagu sükest boom-bapi stiilis muusikat nagu aastal 2025 nii hästi nagu kuulda. Mulle meeldib nice beat ja mulle meeldib see need elemendid ka, mis on, et sükene mingi tundus, et see oli vist mingi ülimadal bass, mingi kontrabass või mingi süke asjale ka, et see oli päris lahe süke väike touch, süke heavy beat, astumine. Ütleks selle peale. Hüppa, middle finger up, meid ei huvita homne, sest pidu on täna. See on väga julge samm selles suhtes, et tegelikult boom-bapi on praegu päris raske nagu midagi nagu saavutada. Selles suhtes minust on õnnestab lugu, hästi et kruvib. Kõige kohalik kajakud, savihain. Okei, Heik. Kevadises linnas pole teha. Olen rõõmus, et me üles kasvanud vabas Eestis. Mul on nagu temaga natukene selline värk, et tal on väga-väga spetsiifiline viis, kuidas ta nii-öelda flow ja delivery on nagu, mis me nimetame siis räpis, kuidas ta nagu kõlab ja kuidas ta hääl on ja ta tämber on ja nii edasi. Ja see on minul on natukene raske kuulata. Ta mängib oma häälega väga palju, nagu väga-väga ilmekalt ta teeb seda. Ja see ilmekus mõnikord jääb mulle natukene sellise asjana, et see on natuke annoying minu jaoks. Magan edasi, geniaalse ideegi unustan. Sest sütitab üksindus seespoolt töönseks teeb, ma ei kuule ka. Ma ei saa aru, nagu, kas on räpp, luuletus või ta laulab või see on nagu see mingi in-between, see on nagu hübriid. Et ta on selles suhtes hübriid. Nagu, mina ütleksin niimoodi, et ma olen 100% veendunud, et see lugu on mingi Raadio 2 muusikakriitikute lemmik millegi pärast. Mul endal see lugu ei kruvi, aga ma nagu näen selles potentsiaali, et see tegelikult kellegi teiseks kruviks. Aga mina ütlen ei. Aga ta on väga andekas selles suhtes, et ei tohi sellest nagu kindlasti nagu heidutada ennast. Lihtsalt minul isiklikult see lugu ei kruvi. Mu ema hea, kas lubad veel? Selles suhtes nagu artistina, see mida Hunt teeb, on minu arust üks kõige coolimaid asju ever, et üks vend Põlvast nagu avastas sellise žanri, mis on põhimõtteliselt kullaauk Eestis. See on nagu täielik kullaauk lihtsalt. See, kuidas ta pumpab lugus välja, see, kuidas ta teeb, see, kuidas ta on täielikult omastanud selle stiili, kõik eripärad. Selles žanrist on 100% oma kuningas nagu, eriti tänapäeval. 2025 aastal ta laseb sükest mussi välja ja tal on meeletu fännbaas ka ja seda ma tean. Mu ema hea. No räpparina näiteks, kui ma kuulen nagu sõnu, et nagu ta küsib ema käest nagu põhimõtteliselt, kas ta võib Tokyosse minna või ta läheb juba. Ma ei saa nagu aru, miks ta niimoodi ütleb. Ning ootab mind nüüd Tokyo. Ma ei leia seost sellel, miks ta nagu peaks midagi sellist küsima. Võib-olla tal on enda mingi deep story sellega, võib-olla ta käis Tokyos ja ta ikkagi ema käest küsis seda midagi. Võib-olla see on mingi thing, ma ei taha downplay'da tema nagu kirjutamist asja, aga samas miks sa nii ütlesid? It doesn't make sense to me, Mul isiklikult sihukene mussi ei kruvi, aga ma nagu Eikiku puhul, et ma olen täiesti veendunud, et tal on olemas kindlasti oma suur fännbaas, kes kiidab selle kõik jääks. Lihtsalt nagu räppari, nagu mina eriti nagu valin sõnu ja kuulan nagu mida nagu inimesed ütlevad, siis sõnade kirjutamise puhul ma nagu ütleks, et ei kruvi. Ma juba tean. See on super õnnestel lugu. Sa saad juba esimesest noodist suht aru, et see lugu on hea, midagi on selle hea, mitte midagi ei ole nagu valesti, Ma olen alati öelnud, et muusika ei ole matemaatika, muusika on feeling ja see on tunne. Kui sa suudad nagu tundeid anda nootidega niimoodi edasi, et sa nagu tunned ennast hästi, siis see on lihtsalt parim asi üldse, siis ilmselt panid nagu õigesti kõik asjad. See flow type, mis ta praegu siin tegi, see on väga-väga advanced. Kui sa teed sellist muusikat, kus sa arvad, et ainult sinu ilus hääl lihtsalt kannab lugu, siis tegelikult see ei ole tõsi. Et siin ta switchis oma flow ja see flow tabas täpselt neid lööki asju, mis oli, mida see pidi. Ja jätabki sellise mulje, nagu see oleks mingisugune välismaa tüdruk, kes lihtsalt tuli ja tegi oma mingi täiesti mingisuguse unbelievable flow'ga ära. Ja ma räägin, et selle lugu on 10, kruvib.
Mul vajadusel autos käima pärast. Okei, funky jah. See on see Raadio 2 Pärusmaa. Nii kõrgel läks. Mul on selle stiiliga Eestis, mul on natukene niisugune nagu... See lihtsalt jah, see pole see. Minu jaoks selle see. Ma olen selles suhtes, ma tahaks inimestele anda nagu rohkem nagu seda, et okei, cool, you know, aga nagu isiklikult nagu mulle ei kruvi. Mulle lihtsalt ei meeldi see stiil, mulle ei meeldi see žanr väga. Ma nagu seda nagu te ei kuule mind kuskil jammimas oma autos. Ma ei bounce'i siukse asja järgi. Music! Sellel ongi selline kõla, et selles ma ütlen, et nagu selle žanril on olemas nagu keegi ja miski, kes kuulab siukest asja, aga nagu mina isiklikult ei kuule, et mina ütlen, et ei kruvi. Lihtsalt põhinedes minu isiklikul preferentsil sellele stiilile, mulle ei kruvi. Music! Ja selle link ängi välja, teen käigi välja. That play around, ei mängi välja. Baby, falling for night. Supakad on vaja. Ütle what you been on. What the fuck, what's up? Yeah. See üllatab mind nagu selles suhtes, kui õigesti see kõlab sellele nagu žanrile ja selle nišile õigemini. See on niigi spetsiifiline selles suhtes nagu osa nagu räpist, aga jah, mulle meeldib, kuidas see on õnnestunud väga hästi tehtud tegelikult. Sõnad nagu ongi täpselt nii, et nagu ma ei kuule isegi nagu väga neid enam, sellepärast et üks asi see, ma ei saa aru neist. Ma ei saa aru, sellepärast ma ei kuule seda, aga see on nagu selle ütleme, stiiliga on see väga-väga kohane, et see käibki niimoodi minu arust, et nagu väga raske on nagu neid Travis Scotti asjades osas ka ei saa vahepeal aru midagi. Või Young Thug või midagi siukest, nagu sa lihtsalt oledki nii, et nagu mida sa ütled nagu, aga see nagu tegelikult vahet ei ole, I don't care. Taust on väga hea. Kes see tausta tegi teada? Ma pean temaga rääkima. Ma tunnen seda, et nagu ma olen hästi uuendusmeelne inimene ise ka, et selles suhtes mina absoluutselt ei loeks ennast ega teisi üldse nagu mingi kategooriasse, et kas vana kool, uus kool, hip-hop on kogu aeg nagu nii muutuvas vormis, et sa ei saagi nagu panna näppu peale öelda, et see on see, that's it nagu. Me ei ole seal ajas, kus mingi Sugar Hill Gang mingi tegi midagi, me ei ole seal nagu. Me oleme 2025 juba. No, varsti räppib nagu nii AI juba, et siis üldse vahet ei ole, mis me teeme. See on true, on ju. See ka, ei, lahe, hästi teevad. Tegi naeris või? Nüüd karjud. Okei, siin ongi niisugused ad-libid. Mul ei lähe sinu kea peale enam kõvaks, sest on pornosõppe. Ma ei tea, minu arust siuke punk on nagu üks kuulimaid siukseid, see on nii off the hinge nagu asi, nagu nad võivad öelda, mida nad tahavad, nad võivad teha, mida tahavad, nad võivad karjuda, nad teevad ääli, mida nad tahavad. See on siukene, kuidas ma ütlen, nagu poisilik vibe siukene, see on siukene nagu toores, see on siuke, you know, see power tuleb sisse. Ma ei tea, see on nagu mingi manamine, selle siuke ürgne shit, nagu I like it. Ma olen mitme maitsega mees! See on nagu punk igala või? Kas sulle meeldib masturbeerida? Lõpeta koheselt oma malle maiustamine. Oh my god. Koduperenaisi, leidkonna järgmine kaasa sai. Jaa, see on nii rets lugu, mida pakki, ne? See on lahe, see on nii cool, mulle nii meeldib. See on kusjuures see on selline lähenemine loole, mida mina nagu ka kasutan nagu ja mida ma nagu, kuidas mina mõtlen. See, et see nagu tabab nagu selliseid nagu kultuurilisi hetki, et mingisugune keegi põhimõtteliselt nagu ütleb, et joo, klikka siia, et umbes, kas sa oled väsinud umbes mingi masturbeerimist asjad. See on nii nagu what the hell moment, aga samal ajal nagu seda juhtub ja sa nagu saad aru, et nagu see, kuidas ta toob muusikast mingi kultuurilise siukse väärastunud mingi keskkonna osa nagu lihtsalt sinna loosse sisse ja esitleb seda nagu selle kõige taustal, kus see punk käib. See on nagu nii cool. Mu kadunud isa oli ka kunagi esimese generatsiooni punkar, et nagu ma tean, et nagu sealt on tulnud nagu head kraami ka ja lihtsalt see, et nagu tänapäeval keegi midagi sellist teeb, see on minu arust päris lahe. Et mulle kruvib ja see tekitab kohe minust sellise tunde, et nagu ma läheks nagu midagi lõhkuma minna ja noh. Hoidke siin kanalil silma peal, sest ma arvan, et siin te kindlasti kuulete uut mussi. Minu arust ega vist paremat kohta vist ei olegi uue muusika kuulamiseks praegu kui siin. See on parem kui MTV, ütleks. Kuulake mind ikkagi edasi ja kuulake ja vaadake seda saadet ja varsti tuleb uus sinku, nii et näeme siis.